Tere õhtust ja kaunist pidupäeva jätku teile kõikidena siit Pärnu kontserdimajast. Vaid loetud minutid veel ja me alustame otseülekannet Eesti Vabariigi 96. aastapäeva pidulikult kontserdilt Toomas Hendrik Ilvese ja proua Evelin Ilvese vastuvõtult. Nii nagu kogu Eesti on loomulikult ka Pärnu täna piduehtes, aga siinsamas Pärnu kontserdimajas. Ja siia Pärnu kontserdimajja on täna kutsutud ligi 850 külalist. Ja kui külaliste nimekirja pisut sirvida ja lähemalt uurida, siis võib üsna kindlalt väita, et 24 ühine suur pidu, sest lisaks diplomaatidele, riigijuhtidele, külalistele lähedalt ja kaugelt on siin ka lihtsaid ime ette panna, võib-olla väga suuri tiitleid ja rindeordeneid, kuid kes teevad oma tööd suure kire ja pühendumusega ning esindavad siin täna kõiki tublisid Eesti inimesi. Kohe peaks saabuma siia, me vaatame välja, siis näeme juba vilkureid ja auto tulebki. Aga Pärnu jaoks on sellise sündmuse tähistamine sellega, et vabariigi sünnipäeva peetakse Tallinnas, Estonias või mõnikord Vanemuises või ka Jõhvis, aga seda uhkem võib väike Pärnu olla, sest just nimelt siit kuulutati 96 aastat tagasi Eesti iseseisvus. Ja siinsamas Pärnus toimus 96 aastat tagasi ka esimene Eesti sõjaväeparaad. Ja tõepoolest nüüd on jõudnud siia Pärnu kontserdimaja juurde ja õige pea on meil võimalus kuulata aasta ilmselt kõige oodatumat kõnet. Eesti Vabariigi 96 aasta on olnud kirglik ja väga palju on juhtunud nii meie väikeses Eestis kui ka mujal. Värvi lisas kõigile neile sündmustele ka eilne päev, nii et kindlasti tuleb vaadata ka ette, sest Eesti Vabariigi 100. sünnipäevani on ju läinud lootud aastad ja presidendi kõne annab kõige parema võimaluse seada sihte ja vaadata, kuhu me oleme teel. Aga kui kõne kuulatud ja selle aastase kontserdi on teinud Pärnumaaga ja Pärnuga tihedalt seotud olnud mees Ivar Põllu, kes nüüd küll rohkem Tartus ja kontserdi meeleolu loovad videopildid ja orkestri täieid muusikuid. Kui me oleme ära vaadanud kontserdi, siis loomulikult toimub suurejooneline vastuvõtt ja meie näitame teile kõiki külalisi ja Eesti peole on kutsutud. Mitte ühtegi jätta vahel? Ei, me üritame mõnedega neist ka juttu rääkida, vaatame, kuidas neile meeldis kõne, loomulikult kõige tähtsam ülesanne meie jaoks on tuua teieni seda peomeeleolu, mis siin Pärnu kontserdimajas täna valitseb. Meil on meeleolu väga ärev, natukene tahaks selga rohkem sirgu lüüa. Hommikul Tallinnast ja Pärnu poole teel olime siis see pikk autode kolonn, mis juba vara hommikul siia poole teel oli tunne, et kogu Eesti sõidab täna. Täna Pärnu teatris Endla jagati ju välja ka kultuuri- ja teaduspreemiad, nii et erinevatel põhjustel on siia täna inimesi kokku tulnud küll ja rohkemgi veel. Kui me hakkame kuulama täna seal päris palju muusikuid, kes on seotud Pärnuga, on päris palju üllatusi, igal juhul võime etteruttavalt öelda nii palju, et inimesed saavad osa Eesti kodudes peetavast Eesti Vabariigi sünnipäeva peost. Väga palju rohkem ei lubatud rääkida, aga see on see, mida me praegu öelda julgeme ja oskame. Videoklipide slaidid võiks olla natukene väikene etteruttav vihje, mida siis sealt kõik on sel aastal teistmoodi, kui varasemalt te olete harjunud nägema. Nii et nüüd me ootame, kuidas president õige pea peaks jõudma saali ja siis on meil võimalus juba musega päris ametlikult algust teha. Kui vaadata korraks veel Pärnu rollile ajaloos, siis iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnu Endla teatri rõdult toimus Pärnus just nimelt esimese linnana Eestis. Ja nüüd on orkester alustamas marssi.
Armas Eesti rahvas siin saalis ja oma kodudes, kodudes Eestis ja üle maailma. Ja sellega harjunud. Nii harjunud, et oma endastmõistetavuses muutub vabate rahulolematust tekitavaks. Ometi näitavad viimased 10 päeva meie kunagiste seas Kiievis, kui eksitav ja uinutav see endastmõistetavus võib olla. Ukrainlased on meile oluliselt lähemal ajas, kui me sageli oleme valmis tunnistama. Mõelgem siis täna oma iseseisvuse sünnipäeval ka nendele, kes iseseisvuse ja vabaduse nimel surevad ja hinnakem kainelt meie endastmõistetavat rahulolematust. Astudes kodanikuühiskonna nime all tuntud vabakonda, võtma suuremat rolli meie elu küsimustes. Iseseisvuse taastamise päeval 6,5 aastat tagasi paluda vaid osaleda aktiivselt poliitilises debatis. Sestap, kui loen ühel nädalal juba 2 mitme allkirjaga üleskutset poliitilisele reformile ja kui meil avaldatakse meelt, järjestati esmakordselt pea 10 aastat tagasi, võin rahul olla, et kodanike aktiivsus meie elu küsimuste arutelus on nende aastatega märgatavalt kasvanud. On kaua aega pigem vaadelnud ja kommenteerinud meie riigi arenguid, on otsustanud ka ise poliitikasse tulla, et selles protsessis osaleda. Päevil sai meie kultuuriruumis selgeks, et inimene on poliitiline loom. Eesti meedia on kirju ja manifeste, on valitsus ja parlament ja opositsioon. Kõikjal käib oluliste probleemide üle pidev debatt tumbunud. Mõni võib ise osalemata küll arvata, et jääkeldris alustett arutelu oli mõne nukumeistri poolt orkestreerit, aga ka rahvakogu debati tuleks. Praegu käib just 2 aastat valimiste pikamajooks. Diskussioon keskendub aina lähenevatele valimistele, olgu aasta 2013, 14, 15, 16 või 17. Alles 2000 ega e-valimiste ekraani juurde. 2019. aastal pääseme aga koguni 2 korda. Võiks öelda, et Eesti poliitikas sõrmed on pidevalt valijaskonna pulsil. See endastmõistetav rahulolematus, alaline arutelu, inimesed annavad põhjust ütelda, et Eesti demokraatia ei ole ohus. Meil ei ole vaja sümboolseltki oma suid kinni kleepida. Hoidkem selliseid relvi selleks ajaks, kui neid tõsiselt vaja peaks minema. Ka teistele me ümber on oluline, et sõnavabaduse ja demokraatia mõttu peenrahaks. Hinnates Eesti diskussiooni ja otsustamisvõimalusi kõrgelt, osutan teisele vähem märgatud probleemile. Süvenev suutmatus viia ellu suuri reforme. Suurimaid võimul olijaid rohkem julgust nõudvaid ümberkorraldusi lükatakse pidevalt edasi, sest alati on kohe tulekul uued valimised ja valijate valmidus muutuseks kiputakse alahindama. Olgu debati teemaks haldusreform või haridusreform, pikemaajalised plaanid ja strateegiad jäävad taas tahaplaanile.
Lihtsam on viljelda asendustegevusi, mille käigus bürokraadid kasvatavad bürokraatiat õigustamiseks või juhtida tähelepanu tõsistest küsimustest eemale, lavastades valimiskampaania palagane, mida Juvenalis juba kaksi nimetas leivaks ja tsirkuseks. Mu daamid ja härrad, valitsused võivad vahetuda ja vahetuvadki. Keegi saab raha juurde ja üks mure on jälle mõne. See on igapäevane poliitika. Need on iga-aastaste valimiste teemad. Aga me suudame kesta ja millistena ei muutu ühe ega teise valitsuse tuleku või minekuga. See on meie enda teha ja mitte järgmiste valimiste eel, vaid iga päev ja mitu aastat. Täna keskendun hoopis meie rahvuslikule taristule ja tarkvarale. Mitte Tallinna, Tartu ega e-riigile, vaid sellele, mida meil tuleb pikaajaliselt üles ehitada. Et me oleksime piisavalt tugevad, vastupidavad ja sitked, et seista vastu juba nüüd etteaimatavaile väljakutsetele ja ohtudele nii inimeste, ühiskonna kui ka riigina. Et oled vaid ka kestlikud. 3 kõige olulisemat tingimust Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade on inimeste julgeolek. Ma kordan: tervis, haridus ja julgeolek. Kõik ülejäänu, majandus, sotsiaalne võrk, sotsiaalne turva neist alustaladest. Me oleme muretsenud oma väikese ja kahaneva rahvaarvu pärast oma rahvusladlikkuse tekkimisest saadik. Meid painab ikka, kas saame nii väiksena hakkama. Ado Grenstein arvas, et mitte ja läks ära. Jakob Hurt, et saame, aga eeldusel, et oleme ise targad. Rahva vaimline suurus pole tänapäeval enam pelk kultuuriküsimus. Euroopa tervikuna seisab vananeva probleemi ees. Me tunnetame seda paremini kui meist suuremad, kes on probleemi alles hiljem. Mis siis teha? Ka siis, kui Eestis sünniks palju rohkem lapsi, mida ei juhtu, poleks selle mõju kuni 2040. alguseni. Vahepeal väheneb oluliselt nende inimeste hulk, kelle töö ja maksud aitavad ülal pidada aina kasvavat gruppi kaasmaalasi, kes enam ei tööta, aga igas sündima 4-5 last. Eesti naised, nagu nende õed ülejäänud Euroopas, 19. sajandi Kinderküche mudeli juurde. Vaadakem numbreid. 2011. aasta rahvaloenduse järgi on 15,4% meie rahvast alla 15-aastane. See üsnagi tavaline näitaja pole üldse eriline Eesti hälve. Saksamaa ja Hiina on meiega samal pulgal. Kuidas siis toime tulla? Vastus on kibe. Peame peremudelite, ühiskonna ja maailma muutumisele julgelt otsa vaatama. Ainus viis Eesti püsima jäämist ilma massilise sisserändeta kindlustada on töötada kauem. Kas tõsta pensioniiga, aga võib-olla iga üldse ei olegi. Kui meil on tulevikus piisavalt tervist, siis ehk soovimegi kauem ühiskondlikult tegusad olla.
Ja selleks tuleb aeg, mis seisab kogu Euroopa ees. Selle eest pole kuhugi põgeneda. Mõned on valinud ühe lahenduse, tööjõu sissetoomise. See aga, nagu näeme, toob mõne aja pärast vastureaktsioonina kaasa populismi laine ja mitmeid muidki kõrval. Seistes samade küsimuste ees on tõstnud pensioniiga ning vähendanud poole võrra tulumaksu neil, kes pärast 67. eluaastat tööle jäävad. See on kogenud pika aja jooksul oskusi omandanud inimestele stiimuliks edasi töötada. Mis tahes on meie lahendus, vältimatute muudatuste edasi lükkamine raha abil näiteks oleks meie laste suhtes süüdimatu tegu. Mu daamid ja härrad, mu esimene küsimus on meie enda tervis. Kui kaua me elame, veelgi enam, kui kaua me elame tervena, kui kaua me töötame muutuvais tingimusis. Ehk Eesti peab muutuma. Alustame Eesti rahva oodatava elueaga. Tõsi, see on iseseisvuse taastamise järel tunduvalt tõusnud, kuid jääb ikka tublisti alla näitajaist, mida me paremal järjel naabrite juures, kui ka on 76 aastat. See on parem kui teistel ekskommunistlikel riikidel, ent 5 aastat madalam kui neis riikides, kellega meil kisub keskmist vanust alla just meeste oodataviga 71 aastat. See jääb oma 7–10 aastat maha Soomest ja Rootsist, kuid suurimast madalseisust on Eesti meeste eluiga 20 aastaga oma 10 aastat tõusnud. See annab meile lood. Paranemine pole aga tulnud sellest, mida me tavaliselt nimetame tervishoiuks. See, mida oleme hoiuks, pole tervise hoidmine, vaid ravi. Tervise hoidmine sõltub suures osas meist endist. Ravi maksab kinni haigekassa segamini. Et mõista vastutuse jaotust, tuleb meil loobuda sõna tervishoid kasutamisest ja pöörata tähelepanu omaenda valikute ja riskikäitumise tagajärgedele. Läinud aastal põhjustas 10% Eesti surmadest alkoholi. Selle hulka pole arvestatud masendavaid õnnetusi, milles samuti liiga paljud kaotasid alkoholi tõttu oma elu või tervisi. Need kõik on välditavad surmad, mil pole mingit pistmist tervishoiuga. Inimkaotus, kordan, see on iga 10. surm. Hoida tervist tähendab terveid eluviise, liikumist ja tervislikku toitumist. Tervise hoidmisest on aga raske rääkida, kui Eesti on alkoholi tarbimises inimese kohta Euroopas Me ei saa viidata õigustavalt rahvuslikele traditsioonidele ega pimedatele öödele. Juuakse Eestis inimese kohta palju rohkem alkoholi kui näiteks Rootsis, Norras ja Islandil. Selle muutmine on meie enda teha ja siin on oma vastutus ka erasektoril. Müüa noortele kõrge suhkrusisaldusega alkohoolseid karastusjooke, mida mõned nimetavad alkohooliku stardipaketiks, sest noortes on alkoholi sõltuv, või kas luuakse küüniliselt tulevast turgu. Kas pole meie kultuuriruum läbi ülistavast reklaamist? Kuna seisan siin praegu, ei tea ma, kuidas täna. Kuid läinud aasta näidati ühes online-kanalis Eesti Vabariigi võttu ekraanil,
mida mõlemalt poolt raamis inimesest 3 korda suurem viinapudel. Kas viinapudelid siis pidid sümbolisuse sambaid? Kas viin tõesti sümboliseerib vabadust või hoopis sõltuvust? On viinapudeli mässimine sinimust valgesse piinlik ja solvav isegi. Loomulikult vastab me tervise hoidmise eest ka riik, kes korjab selleks maksuraha. Minu küsimus on, kas neid makse kasutatakse otstarbekalt? Kas poleks parem suunata rohkem sellest raha haiguste ennetusele ja tervise rikketamisele? Nii kahaneks ehk vajadus keskenduda ülikallist ravi vajavaile haigustele, millest paljud olnuksid välditavad. Me peame olema nõudlikud, need on OECD ja teiste poolt õigustatult hinnatud parimaks süsteemiks Euroopas, aga meid see ei rahulda. Nagu äsjane Riigikontrolli ravisüsteem tunduvalt tõhusamalt kui täies mahus rakenduksid digiregister, digilugu ja digipilt. Selge on aga, et kui me ise ei hakka andma oma lastele toitumise ja eluviiside kohta paremat eeskuju, kui me ise ei võta vastu kergelt kättesaadavat tervist, et jõuame Põhjala tasemeni. Need muutused ei ole kerged, aga nad on siiski võimalikud. Head kuulajad, ligi 20 aastat tagasi jõudsin järeldusele, et üks Eesti võtmeküsimus ja võimalus on olla teistest ees hariduse, elu ja teenuste arvutiseerimisel suutnud. Need saavutused, kuhu teised pole sageli veel jõudnudki, on aga kergesti nopitud viljad. Oleme lihtsalt ära teinud asju, mida ka teistel on võimalik kiiresti ära teha. E-valimised, digiretsept ja digiallkiri on olemas. See on olnud ühe põlvkonna kestnud Eesti eduloo osa. Et me seisame uue ajastus, informatsioonitehnoloogia maailm hakkab veelgi enam seniseid elusid ja elukäike mõjutama. 50 aastat tagasi esitas arvutiteadlane Gordon Moore, mida tuntakse Moore'i seaduse nime all ja mis kehtib tänini. Arvutiprotsess istub iga 1,5 aastaga. 50 aastaga ongi arvutivõimsus kahekordistunud 33 korda. Meenutagem siinkohal legend. Maleleiutaja küsis tasuks mängu leiutamise eest igale järgnevale malelaua ruudule eelmisega võrreldes 2-kordset riisiterade hulka. Alguses oli see tasu maksvale keisrile kerge 1, 2, 4, 8, 16 riisitera. Ent 32 ruuduni jõudes läks asi raskeks ja lõpuks muutus võtmatuks. Tähendab, see muutus, mis seisab ees järgmise 1,5 aasta jooksul, on viimase 1,5 aasta jooksul toimunu. Arvutivõimsuse kahekordistamine 40 aastat tagasi tõi meile kalkulaatori, 7-8 aasta eest nutifoni, läinud aastal juba autojuhita auto, mis ringlebki tänapäeval. Muutus, mida tehnoloogia Moore'i seadust järgides kaasa toob, viib riigid ja rahvad varsti olukorda, kus maailm jaguneb 2 leeri. Ühel pool
inimesed, kes suudavad tempot pidada, ja teisel pool need, kes jäävad maha. Siin tulevad toime muudatustega, mille käigus suur osa praeguseid töökohti kaob või tundmatuseni muutub, ja seal need, kes sellega toime ei tule. Nagu kunagi kadus vajadus masinakirjutajate järele, nii on väga palju meie praegusi elukutseid tulevikus hoopis teistsugused või võtavad masinad need tööd sootuks üle. Pole ulme. See on meie ülehomne reaalsus, oht ja ühtlasi võimalus, kuidas kaua teistest ees olnud riigid ja ühiskonnad jäävad aina rohkem maha ja teised varem viletsaks ja mahajäänuks peetud riigid, sealhulgas ka Eesti, kerkivad esile. 10 aasta eest olid nutifonid ja tahvelarvutid mõne targa vallutanud kogu maailma. Sama protsess arvutiseeritud arstiabist hooldekodudeni, tehaste robotitest arvutiseeritud puidutööstuse ja põllumajanduseni on selge ja osalt juba olevik. Veel ei ohusta juhita autod autojuhtide töökohti. Aga mis toimub 10 aasta pärast? Töökohad hakkavad jagunema 2 lehte. Need enamasti madalapalgalised tööd, mida tarkmasin veel teha ei saa. Just madalapalgalised. Teisalt jäävad või hoopis tekkivad kõrgelt tasustatud töökohad, mida täidavad haritud, loovad ja oskustega töötajad, ilma kelleta tarkmasin kunagi hakkama ei saa. Siin on pikaajaline väljakutse meie riigile ja lapsevanemaile. Tark riik hoolitseb selle eest, et meie haridussüsteem võimaldaks toime tulla, et on võimalik omandada tuleviku töökohtadel vajalikke teadmisi, näiteks infotehnoloogia alast juriidilist või meditsiiniharidust. Mida enam inimesi maailmas toetub aina võimsamale infotehnoloogiale, seda enam peame ise sellega enam lihtsalt juriste, arste, turvatöötajaid, geneetikuid, isegi mitte rahvaluulekogujaid ja paljuski oskustöölisi. Kõigi nende erialade ja spetsialistid. Multidistsiplinaarsusest saab hea töökoha saamise eeldus. Valmisolekust uusi oskusi õppida, neid oskusi omavahel juurde või ümber õppida, saab edu võti. See kehtib nii meie lastele kui ka neile, keda aega tööturul olnud. Käimas inimesed on suur ajalooline muutus nii meil kui kogu maailmas, mille kokkuvõttes tõi meid siia, ei vii meid enam edasi. See ongi tänase Eesti mure. On meid siia, see enam edasi ei vii. Daamid ja härrad, see eeldab ka, et me lapsevanematena adume vajadust õpetada lastele varakult arvutiteadusi. See on meie enda huvides. Kui vaatame PISA testi tulemusi, siis kuid kuhu me stardipositsioonist edasi läheme. Siin muutub õpetajate roll senisest veelgi tähtsamaks. Tasu ja tunnustus peab innustama andekaid noori, õpetajate madalatel palkadel ja haridusreformile vastu sõdimisel on tagajärjed, et õpetajakohti on raske täita. Ka kõrgharidus muutub. Meil õpetatakse informatsioonitehnoloogiat, nagu poleks see juba praegu ehkki sellealane kirjaoskus on peagi võrreldav lugemisoskusega.
Sellest sõltub kaskusega. Sellest sõltub ka edasiminek teistes valdkondades. Nutifonide kuni mobiiltelefone loodi puhtalt tehnoloogiast lähtuvalt seespoolt välja, oli nende areng ühesuunaline. Neist said lihtsalt paremad telefonid. Kui aga Steve Jobs pööras selle protsessi pahupidi ja hakkas ehitama toodet väljaspoolt sisse, kasutaja soovi ja vajadusi arvestades täielik revolutsioon. Nutifon pole ammu enam lihtsalt telefon. Tark inimene, ühiskond ja riik mõtlevad ette ja hakkavad vastavalt tegutsema enne, kui ette aimatavad muutused ju on. Seni pole me arengust maha jäänud. Veel mõnda aega püüame tempos püsida. Aga oluline on ette jõuda, olla ees, jäädagi. Head kuulajad, jätkan julgeolekuga. Maailmas käib alati võimuvõitlus, võitlus väärtuste ning samuti inimõiguste ja demokraatia määratluse pärast. Nagu sündmused Ukrainas kinnitavad, käib see võitlus ka Euroopa sees. Eestile annab see selge sõnumi. Meie huvides on praegusest paremini toimiv Euroopa Liit. Eesti koht peab püsima kummagi alliansi otsustajate lauas. Seepärast tahaksin, et aastal 2018 Eesti 100. sünnipäeval ja Euroopa Liidu eesistumise aastal, kui teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel selgemad ühised sihid ja rohkem kindlustunnet homse ees. Euroopa on 6 aastat tegelenud finants- ja majanduskriisist välisega. Kriisist, mis tekkis vähemalt euroalas tänu ebapiisavale sitkusele. Euroopa Liidu tulevane struktuur ja juhtimine vajab hoopis uut mõtlemist. Just ajaloojuste jalule tõusnud Eesti suudab pakkuda selliseks aruteluks pinda ja töötada välja homse euroopluse ainest. Meie tundlikkus oma keele kultuuritamise küsimusis on ilmselt suurim Euroopas. Rääkigem siis selgeks, mis on oluline ning kuidas seda olulist saavutada ja kaitsta. Mul on hea meel, et ärksad ettevõtjad, õigusteadlased, vabakond ja ametnikud on selle arutelu. Euroopa Liidu tulevikust peab jõudma igaüheni, olema aus ning vaba hirmudest, narmendunud klišeedest ja eelarvamustest. Peame kogu liitu tugevamaks ja ühtsemaks ning samal ajal kaitsta keeli, rahvusi, õigusi ja vabadusi. Ka riigikaitse vallas tuleb teha jätkuvalt tööd. Paralleelselt tendentsiga, kus enamik Euroopa riike panustavad ühisesse süveneb oht, et NATO 5. ühiskaitse artikkel muutub sisutühjaks sätteks, mis garanteerib liitlaste sõjalise turvalisuse vaid paberil. Seetõttu hämmastab mind ka mõne meie oma poliitiku aeg-ajalt esitatud argument. Ei juhtu ju midagi, kui poole vähem kaitsesse investeerime. Kui mõned teised ei panusta, siis miks peaksime meie? See kõlab mulle nagu lapsik väide, aga teised teevad ka, õigustamaks omaenda. Selline mõtteviis on lühinägelik ja ohtlik. NATO tõsiseltvõetavus kestib seni, kuni on liitlasi, kes on tõsiseltvõetavad ja vastutustundlikud. Seni kuni oma panuse ka siis, kui nende enda elulised huvid hetkel kaalul ei ole. Lõpetuseks. Ma keskendusin täna pikaajalistele küsimustele tervis, haridus, julgeolek vaid ühel põhjusel.
Katkematu valimiskampaania käigus on kergem otsustele. Ent küsimused, mis pärinevad agraarajastust või laenatud rahaga loodud ilusoorsest hea, ei või pärssida meie mõtlemist tuleviku probleemide üle, millele keskenduda, millesse investeerida, millesse mitte. Küsimus, milline probleem on väike, milline suur, saab selgemaks, mis seisab meil paratamatult ees. See ei tähenda teps mitte, et ma näen tulevikku mustades. Teps mitte, et ma näen tulevikku mustades värvides. Vastupidi, tehnoloogia küsimus ja Eesti ühiskond tublisti teistest ees. Nii hoida ja teha veelgi rohkem. Kui me suudame ajakohastada oma ühiskondlikke arusaamu tööst ning vastutusest oma enda tervise eest, ei näe ma põhjust, miks tulevik ei oleks meie paindliku, haritud, terve ja kaitstud rahva päralt. Kui mujal on oht, et ei suudeta muutustega kaasa minna või ollakse kinni aegunud lahendustes, siis Eestis on meil võimalusi. Eesti pole lihtsalt maja. Ta on meie kodu, mida me alles ehitame ja mida me jääme ikka ehitama. Kodu, millest võib lahkuda kas või uusi teadmisi, et seda paremini üles ehitada. Aga ta jääb, erinevalt mis tahes majaks, me alati tagasi tulla ja kus me ikka tahame olla. Elagu meie Eesti kodu, elagu meie Eesti kodu, elagu Eesti! Niisugune oli presidendi kõne aastal 2014. Nüüd hakkame kontserti vaatama. Selle on lavastanud Ivar Põld. Videovisuaali selle kontserti tarbeks on teinud videokunstnik Gabriela Liivamägi ja selle vahendusel jõuame me väga paljudesse Eesti kodudesse, saame inimestele neis kodudes lausa otsa vaadata. Aga kontsertil esineb teiste artistide hulgas väga Estonian Folk Orchestra, saate nende noorte muusikutega õige pea lähemalt tuttavaks.
kuuses särgiga ori jooksis hädas mu randa. Avatud salaraja laugastest üle ta kanda. Minu südame saarel sai kidurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahel, mis vasest. Olen soo, tantsime koos. Olen soo, tantsime koos. Pauke ja karjeid on kuulnud avatud kõrvad. Kuidas appi on hüütud ja kuidas on jälitajaid on jäänud minu musta sügavikku. Seal nad avatud silmil vaat igavikku. Olen soo, tantsime koos. Olen soo, tantsime koos. Iga tilluke mets meid peita ei suuda. Jõud siin ilmas ei midagi muuda. Kõiki, kes jäid minu sisse, iial ei maeta maha. Aga nii mõnigi ohver pääses mu laugaste taha. Olen mu laugaste taha. Olen soo, tantsime koos. 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 Olen soo, tantsime koos.
aparaate. Aga homme peab midagi juhtuma, sest muidu paranib elu. Meie linn on linnulaa, meie linn on linnulaa, meie linn on linnulaa, meie linn on linnulaa, meie linn on linnulaa. Lähme merta pühkima ei mere äärta eiga maie, äärta eiga maie, pühime prügid mereje, pühime prüg, aigame laastulaine, aigame laastulaine, sinna kasvab suuri saari. Suuri saari laia tamme, suuri saari laia tamme, suuri saari laia tamme. Oksad pilved pillutasid, oksad latvas lained lainetasid, latvas lained lainetasid. Margast sul olegi enam suurt lugu. Kui kõndima õpid parkettide päev, sul ununeb loodus ja loomise lugu. Ja kõrvades kusul põldude hääl. Võib-olla sul sügavas kripeldab sugu. Õhtuti mõtteisse mõlgutad päev. Kui
küsid, kas kividel kängub su. Kui pooleni ööni ne ei jää. Mõte toob teisele mõttele aine ja mõeldes sa veelgi värdjamaks jääd, värdjamaks jääd. Kõrv eristab eetrist vaid lõputut lainet. Pist tood ja hedat jääd. Ühe pani taeva tähekese, pane taeva tähekese, teise söödil kivikese, teise söödil kivikese, teise söödil kivikese, kolmas metsa kadaka, kui seda aega arvatakse, kuidas aega arvatakse, kui seda õlut tehakse, kui seda õlut tehakse, söödil kivisi, kui pole söödil kivisi, ega pole metsast kadaka puid, ega pole metsast kadaka puid, pole metsas kadaka puid. Kiirel eluteel on siis su palve, oleks koorem väiksem veel. Võid võtta võlmeel, võid võtta võlgu, kuid peagi tasu see. Mees hoi nukker on su meel. Vaata ringi sa nüüd, vaata ringi sa nüüd ja mõtle. See on imeline maailm, kus me elame, kus me elame. See on imeline maailm, kus me elame. See on imeline maailm, kus me elame. See on imeline maailm. Homme kui tõuseb, vaibunud on tuul. Vaibunud on tuul, päike on kõrgel ja vile on su suu. Sa nüüd, vaata ringi sa nüüd, vaata ringi sa nüüd ja mõtle, see on imeline maailm,
aeg toob välja tõe. Mees, ära karda elu, aeg toob välja tõe. Mees, ära karda elu, aeg toob välja. See on imeline maailm, kus me elame. See on imeline maailm, see on imeline maailm, kus me elame. 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 See on imeline maailm, see on imeline maailm, kus me elame. See on imeline maailm, kus me elame. See on imeline maailm, kus me elame. See on... Ühte käivad meite hääled, ühte käivad meite hääled, meite keeled, meite hääled, meite keeled, meite keeled. Ühte sünnivad südamed, ühte sünnivad südamed, meie ühed hõimu poolest, meie ühed hõimu poolest. Samad me südame poolest, samad me südame. Pole loodud pettijaksi, me pole loodud pettijaksi, oma kasu nõudejaksi, oma kasu nõudejaksi. Me oleme loodud rõõmu pärast, me oleme loodud rõõmu pärast. Ilu pidama, ilmale ilu pidama. Nüüd pole suule sulgejaida, nüüd pole sulgejaida. Keele kinni köite jaida, köite jäida. Nüüd on ohjad oma hoida, nüüd on ohjad oma hoida. Valjad vabade pidada, valjad vabade pidada. Vabadus.
mida võrguga ei võta, noodaga ei noppi. Ei noppi. Ja kui saadki ta õnnekombel, siis pole ta enam see haruldane vabadus. Siis on ta kinni püüda vang. Kuidas meile on korda läinud oma vabadus kätte saada. Võib-olla ainult nii, et me pole olnud püüdjad ega varitsejad, vaid kõik miljonikesi koos, ise haruldast vabaduse priid, pelglikud, süvaveeelukad, pärit pimedatest, puhastest põhjavee kihtidest. Täna paneb veebruar varakevade tuuled ulguma. Täna ümiseb jäätunud maa. Vaata seda siinset aasta külmimal kuul, Põhjamaa tähttaeva all tähist oma püüdmatuse päeva. Prii ja pisut pelglik tõug rahvaste ookeanis, puhastest põhjavee kihtidest.